Okei, praegu saad midagi aru. Sul on midagi öelda? Ja ütle. Kas ma võin midagi öelda? Jah, sa võid. Kolmnurga nurkade summa on 180. Kindlasti ei saa olla üle 280 näiteks. Kus ma 180 sain? Ei no, nurkade summa on alati 180 kolmnurgal. See on tõsi. Sellele reeglile kogu see ülesanne baseerubki. Et kui meil on kolm nurka, mis kolmnurga alati on kolm nurka, Näiteks kõik nurgad 60 kraadi. no kui meil on võrdkülgne kolmnurk, siis on jah kõik 60, aga ma nimetan nad, teeme näiteks A, B ja C. Et see reegel, mis kolmnurgal, nagu igal kolmnurgal, absoluutselt kõikidel kolmnurkadel on see sama reegel, et nende sisenurkade summa võrdub 180 kraadiga. Miks see nii on? Jumal niimoodi otsustas. Aga mida me siis teame nende nurkade kohta selle ülesande puhul? No üks nurk töötab väga otseselt välja, et üks nurk on 110. Ma siis ütlen, et näiteks see nurk A on 110 kraadi. Nurk A on 110. Ta ütleb veel, et kahe teise nurga vahe on 50 kraadi. Ehk siis ta ei ütle, et kui suured need kaks ülejäänud nurka on, aga ta ütleb seda, et nende vahe on 50. Ehk siis nagu kui me võtame B miinus C, siis me saame 50 kraadi. Väga nõme ülesanne, ta ei ütle meile otse välja. Elus tihti niimoodi ei ole. Elus ei tule teie juurde mitte keegi sellise küsimusega, et leia mulle need nurgad siis, kui nende kahe vahe on 50. Võib-olla on väga haruldasel juhul. Aga tavaliselt ikkagi matemaatikatunnis vaatate selliseid asju. Matemaatika ütleb, et ikka kogu aeg tuleb sulle. No ta tead, miks ta seda ütleb? Ei tea, midagi viga. Tal on midagi viga. Aga tal on kindlasti mingisugune põhjus, miks ta seda ütleb. Ja me peame kuidagi selle B ja C ära arvutama. Ning siin tuleb jälle tegelikult võrrandisüsteem. Meil on täna nii palju süsteemidest juttu. Esimese süsteemi me saamegi sellest reeglist, et nende summa on 180. See just ongi nagu esimene võrrand. Ning teine võrrand ongi see sama, et nende kahe nurga vahe on 50 kraadi. See praegu ta ei ole siin selline süsteem, mida me oskame lahendada. Miks? Sellisel kujul. Ikka vähe informatsiooni. Nagu tähendab, võib-olla on teil raske seda näha, et missugust süsteemi on üldse võimalik lahendada põhikoolis ja missugust ei ole võimalik nagu põhikooli õppekava kohaselt lahendada. Aga praegu selle A pärast, aga miks see A täiega häirib? Keegi oskab vastutada? Ei. Aga sellepärast sa ei saa seda kuidagi arvutada. Mida? Teist A-d ei ole. Mõte liigub õiges suunas. Selles suhtes, et all meil ei ole ühtegi A-d. Aga ma ei ole veel rahul. Keegi öelge veel midagi. Te võite lihtsalt midagi toredat ka öelda. Sa ole hea õpetaja. See on liiga tore. Midagi vähem toredat. Sa ei ole hea. Okei, ja maailm on teie jaoks nii mustvalge. Sa ei saa seda kuidagi arvutada. A lihtsalt jääb sinna lõpuks mingi vastuse, et 130 A. See ei kao. Praegu ma ei saanud seda täiesti aru. Ma ei saa isegi. Aga no lühidalt öeldes me oskame lahendada neid süsteeme, kus
erinevat muutujat. Mitu erinevat muutujat siin on too? 3. Mis need 3 erinevat muutujat on? A, B, C. A, B, C. Täpselt nii. Kui meil on 3 muutujat, siis selle süsteemiga meil tuleb raskusi. Me tahame selle A siin ära kaotada. Kas me saaksime ta kuidagi ära kaotada? Niimoodi, et ta ei ole enam A, vaid ta on mingisugune arvkevi. Mida? 1A. See ongi juba 1A. 2A. Eks siis korrutada kogu seda võrrelit 2-ga. Jah. No see ei kaota A ära. Kui me seda 2-ga korrutame, siis on meil 2A. Veel rohkem muret. Siis miinus A jagada. Jagada veel miinus A. See tekitaks veel A-sid juurde. Aga nagu see... Midagi 3 on. Sa näitad kella. 110 panna A asemel. Sest et miks? Sest et A on 110. Täpselt nii. A on meil teada, A on 110. Et see samune A siin ongi 110 kraadi. Aga see on C. Aga siis oled C juurde. No ta mõtles, et see nagu A on ikkagi 110. Ma mõtlesin, see nool, vaata. See A siin, vaata. Nool viib A. Jah, vajab segadust, saad aru. Ei, A on 110. A on 110, ehk siis me saame kirjutada 110 selle A asemele. Ja A ongi maagiliselt ära kadunud. Ma tunnen ennast nii targana nüüd. Alati tegelikult. Seda ma lihtsalt välja tuua kuskilt. Nii, ja nüüd on meil siis 2 muutujat. Väga tore. Kevin, oskad seda ära lahendada? See ei pea tahvli juurde tulema, aga nagu seda sa peaksid oskama, nii. Kas seda üldse saab lahendada? Jaa, meil on 2. B miinus C. See on meil mida arvutist. Võrdusmärki. Kõhu tunnete. A, kas 2B tuleb 50 kraadi? Ei, B miinus C võrdub 50 A, kraadi. niimoodi. Et ärge nendest kraadidest, ma panin tähe, et me ei ole vist ühtegi süsteemi senimaani lahendanud niimoodi, et meil on kraadid siin. Et ärge nendest kraadidest laske ennast segada, need on lihtsalt arvud. Et mõelge, et see on 110, see on 180 ja see on 50. Neid saab nagu kokku liita. Et ärge laske kraadimärgist ennast segada. Et selle 110 me saame viia siia paremale poole ja siis tekib 70 kraadi. Siis on meil, ma seda teen midagi. Siis on äkki natuke parem. Ma panen selle 110, panen siia paremale poole võrdusmärki, siis tekib siia 70. Nii siis B miinus C on võrdne 50 kraadiga. Nii, no nüüd enam kergemaks süsteem minna ei saa. 20 kraadi. Ei muidugi midagi. No hakkame, see on nagu peast on raske öelda. Hakkame lahendama, kuidas, mis võtted, kas asendusvõte või liitmisvõte oleks siin hea? Kumb siis? Liidused. Ja noh, tavaliselt ma loodan ka põhjendust teie käest, et kui ma küsin ja... Jumala peal lihtsalt. Mida? Jumala peal. See on väga hea mõnus on kokku liita. Jah. Ja miks on hea mõnus kokku liita? Pärast siis sa saad vastuse. Ja ma saan aru, et on raske selgitada, aga ma ütleks, et need on hea kokku liita sellepärast, et siis C-d taanduvad maha. Nad on vastandmärgiga. See on nagu 1 miinus 1. See annab kokku meile 0 C. Seega C kaob meie jaoks ära ja alles jääb ainult B. Sellepärast on liitlusvõte siin nagu hästi mugav. Asendusvõttega saaks ka, aga liiklus
liiklusvõte on siin nagu kõige kiirem. siis ehk siis mitu C-d jääb siia alles? 0. 0, seega C me võime ära unustada. mitu B-d jääb alles? 2. 2, sellepärast et vaikimise on siin ees 1. seega 1 + 1 on 2B. ja mitu kraadi jääb alles? 120. liidad need kokku ja liitmisvõte 120. nii, ja kuidas me nüüd B kätte saame? juba ma nagu instinktist panin kohe selle püstkeitisi. millega? 2-ga. 2-ga täpselt nii. ehk siis 2 kaob ära ja 60. teeb 60 kraadi. seega B on 60. järelikult, C on ka 60. no kus seda tead? Võiks olla. no kui B on 60 ja C on 60, siis peab A ka olema 60, aga A ei ole 60. ülesanne ütleb, et ma ei tea, mina ei mõelnud ausalt seda ülesannet välja, mina ei vastuta. B on 60, kuidas me saame nüüd siis C teada? meil on teada praegu 2 nurka. meil on teada, et see A siin on 110. mis me saime, B saime teada? ma tean. B on 60 ja C on siis kui palju? no 180. kurat, ma pean seda kalibreerima jälle. okei, nii, ütle uuesti. 180 miinus sulgudes 110 pluss 60. ja kust sa selle välja võlusid? mida? kust sa selle välja võlusid? pärast, et viimast nurka on vaja ja kuna see on alati 180 on kõik nurgad kokku, siis sa liidad need 2 nurka, mida sa juba tead, lahutad selle 180-st, siis sa saad viimase nurga. jah, ehk siis sa mõtlesid jälle selle sama reegli peale, jah? et kõik nurgad kokku annavad meile 180. me juba teame 2 nendest. ehk siis me viime justkui selle B ja A nagu teisele poole võrdusmärki. ehk siis praegu me vajame C-d. C võrdub siis 180 kraadi miinus A ehk siis miinus 110 kraadi ja miinus B 60 kraadi. ja kui palju see kokku annab? mingi 10 kraadi. 10 kraadi. 10 kraadi on siis tee. ja siuke see ülesanne on. mida? ehk siis see 200 jah, kolmnurkade sisenurkade summa kindlasti ei saa olla üle 180. ehk kui te saate kuskil üle 180, siis te olete kuskil teinud mingisuguse arvutusvea või loogikavea, ma ei tea. aga mingisugune viga on kuskil sees. et selline see